Oleme siin Järvamaal ühe metsa mingi suure langi veerel ja mida me siis siin näeme? Rööbaste sügavus silma järgi hinnanguliselt kuni 80-90 senti, mõnes kohas isegi meeter. Näitan teile, et see on nagu reaalsus. Endal ikkagi annab ronida, turnida. See siin on nagu täiesti auk, mida teevad konnad, väikesed loomad, kes siis peaks siit nagu ronima. Et see on nagu reaalsus meie metsade. No, siin on tõenäoliselt sees istunud mingi metsaveetraktor või põhjaga kraapinud. Ja mitukümmend meetrit võib jääda kõndida siin. Üles songitud siin kõik. Noh, kurb on vaadata sellist asja. See on, ta võib nimetada nagu tegelikult selliseks kohati nagu vaimseks ja anastamispornoks, mis siin toimub. Aga nüüd lähme vaatame ikkagi niisugused vägevamat asja veel. Ja siin läheb siis kõrgepingeliinide juures läheb veel metsatee. Üllatus, üllatus. See siis on meil metsatee. Meeter. Rööbaste sügavus meeter. Et nagu oled nagu mäestikus. Üks selline 3-40 meetrine lõik siin. Selline asi siis. Natukene meenutab Kõnnumaad. Savi on Känkrasse läinud juba. Noh, mis see siis on? Kas see on normaalne asi, kuidas me siis tänapäeval metsa majandame või? Proovime siis sissepoole minna. See on siis meie armas Eestimaa ja viis, kuidas me tänapäeval teeme metsa ja hoolitseme selle eest, mis meile siin antud on. See on sarnaneb rohkem mingi pommiauguga, kaevandusega või siis, ma ei tea, nagu sõda oleks üle käinud. Ja noh, vaatame siis siia nurga taha ka. Siin peab tõsiselt vaatama, et oma jalgu ära nagu ei löö ja niimoodi siis meil veetakse Eestis metsa välja. Ma üldse ei imesta, kui see riigimets on siin. Ja siin on tegu siis, kui vaadata seda kase, seda tasapinda seal ja siin seda tasapinda, siis tegu on mingi 2,5 meetrise süvendiga. Ma siis lähen sealt alt läbi, saate aimu. Et siin tuleb nagu juba maa alla minna. Ja. Et see on siis see sügavik. Nii et selliselt siis asjad käivad. Ma ei oleks arvanud, et ma näen Eestimaal midagi sellist. Olen tegelikult hullemaid rööpeid veel ükskord Hiiumaal näinud, aga ka see pilt siin nagu ületab igasuguse niisuguse esteetilise taluvuse piiri, et millega nagu siiski tegelevad. Et see mõni 1000 eurot, mis siit lankidelt kätte saadi, noh, on nii karjuv siis. Ma saan aru, neil on 3-4 võib-olla seal harvesteri ja väljaöömasinad, kõik on liisingus ja talvel mets ei kandnud ja see oli nagu elu ja surma küsimus, et ronida metsa, aga noh, teha sellist asja, mis siin praegult on, sellist auku mina ei ole veel metsades näinud.
sellise mastaapsusega. See on sisuliselt väike tiik. Ja kui nüüd peaks vihmasem periood tulema, see ju täitub kriiki, see on savi põhjaga, siin on savi pinnas. Siia tekib tehisveekogu. 100 aastat või palju need inimtekkelised sügavad asjad säilivad looduses. Et siia tulevad ju kalad elama. Et tean kuskil Raplamaa veerel, kuskil Vahastu metskonna kandis kunagi nõukaajal keegi rääkis, et oligi suured väljaveo rööpad olnud ja sinna mis imekombel või kelle kaudu nad sinna tekkisid, elasid kogred siis rööbastes. Nii et avasta armast Eestimaad, Kõnnumaad, ära songitud. See ei ole mets enam nagu. See on lagastamine ja anastamine.